Tere tulemast Lowtown Workshopi! Me oleme siis Lowtowni workshopi poes, eeskoda, kliendi ooteala, seda võib igatepidi nimetada, kus saab soetada meie töökoha merchi, vaadata, mis muid tooteid me pakume õhkvedrustusele või siis velgedele ja võtta meie limpsi, nautida, vaadata telekat või siis, mis toimub ka töökoha pojal. Lowtown Workshopis me tegeleme aquaplasti teenusega, see ongi vananenud või oksüdeerunud alumiinium detailide puhastamine, ehk siis me teeme neid uuesti ilusaks. Mis on aquaplasti eelis, ongi see, et peale kuiva pritsi detailid jäävad pigem poorsed, kuhu kergesti satub jälle oksiid peale ja mis märduvad kiiresti, aga kuna jäävad poorid lahti, siis aquaplast tänu vee ja abrasiivile suudab need poorid kinni katta ja detail jääb selline satiinne ja mis ei märdu nii ruttu ja jällegi oksüdeeru nii ruttu. Et neil on tõesti, tuleb selline hästi mõnus tehase välimuse efekt, nagu olekski uued. Nii, siis mis me veel töökohas teeme, ongi aitame klientidel autosid moderniseerida, ehk siis tuunida. Antud auto puhul siia tuleb madal vedrustus, air-cupi süsteem, ta läheb laiemaks ja tuleb hoopis teine bodykit. Ja teiselt poolt meil on ka selliseid projekte, mis me aitame klientidel ka taastada. Et tegemist on tegelikult ei ole päris tavalise golfiga, vaid see on haruldase mudel VR6 Synchro, mis tõesti on väärt taastamist. Ja nüüd me jõuame meie keevitustuppa, kus taustal on üks väga haruldane auto, see on Nissan Bao, see on Jaapani siseturu auto, mida oli toodetud 31 000 tükki aastatel 89–91 ja antud juhul siin ta on uuenduskuuris, kus tehakse keevitustööd ja taastatakse kere nii nagu ta tuli siis tehasest. Kui teil on huvi keevitustööde vastu, siis kindlasti pöörduge, me saame teid ka aidata. Nii, ja lõpetuseks tahaks näidata teile veel ühte minu enda projekti. Tegemist on Toyota Alfardiga, Eesti haruldane, Eestis ainuke, mis on ka Eestis arvel. Tegemist on Jaapani siseturu autoga minivan. Jaapanis 8-kohalisena on ta registreeritud, Eestisse võeti ta 6-kohalisena, aga siia on mul oli paigaldatud õhkvedrustus. Nüüd ma sel aastal välja vahetasin staatilise madala vedrustuse vastu, ehk siis nimelt ta sõidabki nii madalalt. Lisaks on vahetatud terve pidurikomplekt Lexuse pidurite vastu ja uuendatud stangete välimust pluss nipet-näpet. Et kindlasti rohkem pilte ja contenti saate leida ka minu Instagrami kontolt. Ilmselt kuskile ta siia tuleb. Tere tulemast Lowtowni!